füüsiline keha on ju inertne, see ise ju ei otsusta, ei tee midagi. Mistõttu me võiksime tagasi tulla selle ahela juurde ja vaadata, et okei, missugune osa siit paneb meie keha siis liikuma. Ja me avastame, et see on siis seotud tegelikult meie meeleolude, meie emotsioonide, meie tujudega. Sest just nimelt emotsioonid on need nähtused, mis annavad meile selle biokütuse. Ja kust tuleneb sõna emotsioon, see tuleb ladinakeelsest sõnast emovere, mis tähendab liikumist. Et see on see liikuv energia, mis meie kehas on. Nagu me kõik teame, et kui me näiteks mingi tugevaid emotsioone kogeme, siis me nagu tajume, no nüüd tuli peale midagi näiteks. Just kui see tuli nagu peale. Või me tunneme reaalselt kuskil näiteks avaluudes mingisuguseid liikumisi. Või me tunneme kuskil alakehas mingisuguseid liikumisi. Ja tihtilugu me kogemegi neid emotsioone füüsilise tasandi liikumistena. Ja et aru saada nende mõju meie liikumisele füüsilisel tasandil ja käitumuslikult, sa võid korraks enda käest näiteks küsida, et kuidas ma tavaliselt käitun, kui ma olen vihane? Mis juhtub minuga tavaliselt? Mida ma teen? Tõenäoliselt on mingisugused mustrid välja kujunenud täiskasvanuna. Kas sa lähed otsima asendustegevusi näiteks? Kas sa tavaliselt tõmbud endasse või hoopis elad välja, sõimad kellelgi näo täis? Ehk siis tõenäoliselt on mingisugune käitumine välja kujunenud. Või kui sa oled hirmul, siis võib avastada, et need on kaks väga erinevat käitumist. Et kui sa hirmul oled, siis sa võib-olla teed hoopis teistsuguseid asju võrreldes sellega, kui sa vihane oled. Või kui sa solvunud oled. Või kui sa armunud oled. Erinevad emotsioonid. Ja sellele järgneb erinev miimika, erinev käitumine. Aga fakt on see, et kui keerata ükskõik missugune nendest emotsioonidest nii-öelda põhja, siis see käitumine ei pruugi olla eriti adekvaatne. Ükskõik, kas see on positiivne või negatiivne emotsioon, see käitumine ei ole tõenäoliselt ei kõrvaltvaatajale ega ka sulle endale eriti adekvaatne, isegi kui sa oled nagu 100-ga armunud, siis tõenäoliselt sõbrannadel oli ammu nagu siiamaani juba sinu lugudest ja sinu käitumisest ja mida kõike sa võib-olla tema nimel tegid. Sest nad nägid, et see ei ole adekvaatne. Ja ka võib-olla need otsused ei ole alati kõige adekvaatsemad, mida me teeme väga-väga tugevate emotsioonide mõju all. Ja nüüd need otsused küll justkui on ratsionaalsel tasandil tehtud, aga samal ajal me avastame, et nende otsuste baasil tehtud tegevused on ikkagi väga-väga tugevalt emotsioonidega laetud ja teetõttu ei saa käitumise juhtimisest rääkides kuidagi moodi ümber oma emotsioonidest.